Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2024. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded, ehk siis kokku 7. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7. Aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. On antud selline avaldis ning peame selle avaldise lihtsustama. Esimese asjana korrutame kõik sulud lahti. Järgmiseks saame x-ruutud maha tõmmata ning alles jääb 204 miinus 52x. Teine punkt. Leia tundmatu x-väärtus, mille korral lihtsustatud avaldise väärtus on 2024. Paneme avaldise võrduma 2024-ga, jätame x-i vasakule poole ning teised numbrid viime paremale. Saame, et x on miinus 35. Sellega sai esimene ülesanne läbi. Teine ülesanne. Tuleb lahendada selline võrrand. Paneme selle ruutvõrrandi võrduma nulliga ning kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Ruutjärje alt välja saame võtta 20. Esimene x tuleb 1,5 ja teine x tuleb miinus 3,5. Teine punkt. On antud seesama ruutfunktsioon ning peame leidma selle nullkohad, haripunkti ja koordinaadid, kus see graafik lõikab y-telge. Kuna me leidsime juba mõlemad x-id, mis on meile 0 kohtadeks, võtame ette haripunkti. Selle jaoks peame kasutama selle leidmise valemit. Algselt leiame haripunkti x-i, milleks saame -1. Leiame ka haripunkti y, pannes x-i algsesse ruutvõrrandisse ning saame selleks -25. Et leida punkti, kus funktsiooni graafik lõikab y-telge, peame panema x-i võrduma nulliga. Punktiks saame 0 ja -21. Kolmas punkt. On antud 4 funktsiooni ja nendest ühe graafik on esitatud joonisel. Graafikut vaadates saame kohe teada, et see on hüperpool. Ehk siis y võrdub 4x või y võrdub 4x ruudus. Ei saa see kuidagi olla. Nüüdseks on jäänud meile 2 varianti. Kuna x jagatud 4-ga on tegelikkuses sirge, siis vastuseks jääbki 4 jagatud x-iga. Sellega sai teine ülesanne läbi. Ülesanne 3. Leia 2 täisarvu, mille korral on samaaegselt täidetud 2 tingimust. Nende arvude summa on 4 korda suurem väiksemast arvust, ehk siis oletades, et üks arv on x ja teine on y, on üks arv sellest 4 korda suurem. Ja 3/5 väiksemast arvust on 60 võrra väiksem suuremast arvust, ehk seesama x, võtame sellest 3/5, võrdub teise arvuga, lahutades sellest 60. Eraldame y, mis võrdub 3x-iga. Paneme selle y väärtuse teise võrrandisse ning korrutame tervet rida 5-ga. X saame 25. Et leida y, paneme leitud x-i väärtuse algsesse y võrrandisse ning saame vastuseks 75. Sellega saame kolmanda ülesande tehtud. Ülesanne 4. Õppeaasta alguses oli ühe väikekooli nimekirjas 30 õpilast. Õpilaste sooline jaotus õppeaasta alguses on kujutatud sektordiagrammil. Esimene küsimus. Mitu poissi ja mitu tüdrukut oli kooliõpilaste nimekirjas õppeaasta alguses? Et leida tüdrukute osakaal, korrutame 30 0,6-ga ning saame 18 tüdrukut. Poiste leidmiseks korrutame 0,4-ga ning saame 12 poissi. Teine küsimus. On teada, et 1. septembri aktuselt puudus tervislikel põhjustel 2 õde. Mitme protsendi võrra oli 1. septembri aktusel osalenud poiste arv väiksem seal osalenud tüdrukute arvust? Tüdrukud oli algselt 18 ja nüüd oli 12. Et leida see protsent, leiame tüdrukute ja poiste vahe, milleks tuleb 4 ning jagame selle terve poiste arvuga. Protsendiks saame 25. Kolmas küsimus. Tulpdiagrammil on kujutatud kõikide klasside õpilaste arvud 1. septembril. Õppeaasta jooksul lisandus esimesse klassi 2 poissi ja teise klassi 1 tüdruk. Täienda tulpdiagrammi nii, et see oleks kooskõlas õppeaasta lõpuandmetega. Esimeses klassis on nüüd 5 ja teises klassis ka 5. Neljas küsimus. Kooliõpilaste hulgast valitakse juhuslikult üks õpilane, kes ulatab õppeaasta viimasel aktusel külalisele lillekimbu. Arvuta tõenäosus, et valitud õpilane on poiss. Arvutame kõik õpilased kokku, milleks tuleb 33. Poisse on kokku 14. Tõenäosus tulebki 14 jagatud 33-ga. Sellega lõppes 4. ülesanne. Ülesanne 5. Joonisel on keha, mis koosneb 2 osast, püstprismast ja poolest silindrist.
Püstprisma kõrgus CF on 8 cm ning põhi on täisnurkne kolmnurk, mille 2 külge on 10,9 cm ja 6 cm. Arvuta joonisel oleva keha ruumala. Lisame andmed joonisele. Leiame esimese asjana lõigu AB pikkuse, selleks kasutame Pythagorase teoreemi. Vastuseks saame 9,1 cm. Täisnurkse kolmnurga valem on A korda B jagatud 2-ga. Sisestame andmed ning saame vastuseks 27,3 kuupsentimeetrit. Püstprisma ruumala valem on põhjapindala korda kõrgus. Pannes arvud valemisse saame vastuseks 218,4 kuupsentimeetrit. Silindri põhja ehk ringipindala valem on pi korda raadius ruudus ja selleks tuleb 9 pi ruutsentimeetrit. Jagame selle 2-ga, et saada pool silindri oma, mis tuleb 4,5 piid ehk 14,1 ruutsentimeetrit ligikaudu. Silindri ruumala valem on põhjapindala korda kõrgus ning saame 36 piid ehk 113,1 kuupsentimeetrit. Liidame ruumalad kokku ning saame kogu ruumalaks 331,5 kuupsentimeetrit. Sellega lõppes 5. ülesanne. Nüüdseks oleme jõudnud valikülesannete juurde. Ülesanne 6. On antud avaldised A ja B. Esimene punkt. Lihtsusta need avaldised. Alustame avaldise A sulust. Paneme murru tühisele murrujoonele ning esimest murdu tuleb korrutada Y-ga ning teist X-iga. Korrutame sulud lahti ning liidame ja lahutame vajalikud asjad kokku. Vastuseks jääb 8x ruudus pluss 7y ruudus jagatud 6x Y-ga. Järgmiseks peame selle murru jagama. Jagamisel muutuvad lugeja ja nimetaja kohad teisel murrul. Siin saame maha tõmmata sulud ning alt 6xy-ga. Vastuseks jääb 2x. Järgmiseks avaldis B. Lugejast on näha valemit, milleks on x pluss 1 ruudus. Alt toome sulu ette x-i ning saame maha tõmmata x pluss 1 sulud. Alles jääb x pluss 1 jagatud x-iga. Teine punkt. Moodusta alapunktis 1 saadud avaldis A ja B korrutis ning lihtsusta see. Vastuseks saame 2x pluss 2 ning sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. Esimene punkt. Joonesta kolmnurga ABC kõrgus, mediaan ja kesklõik. Kõrgus CH läheb C-nurgast otse alla, mediaan CD läheb külje AB keskpunkti ning kesklõik ED tuleb AB ja AC vahele. Teine punkt. On teada, et CH on 9 cm ja PH on 5,6 cm. Esimene punkt. Arvuta lõikude CB ja DE pikkused. Et leida CB lõiku, peame kasutama Pythagorase teoreemi ning vastuseks saame 10,6 cm. Et leida lõigu DE pikkus, peame teadma kesklõigu reegleid. Kesklõik DE on täpselt 2 korda lühem lõigust CB ehk siis 5,3 cm. Teine küsimus. Mitu korda on kolmnurga ABC ümbermõõt suurem kolmnurga AD ümbermõõdust? Kuna lõik ED on 2 korda lühem kui lõik CB, saame järeldada, et kolmnurg ABC on kolmnurgast ADE 2 korda suurem ümbermõõduga. Kolmas küsimus. Millise tunnuse põhjal on kolmnurgad ABC ja CBH sarnased? Need kolmnurgad on sarnased, sest ühe kolmnurga 2 nurka on vastavalt võrdsed teise kolmnurga 2 nurgaga ehk NN sarnasuse tunnus. Neljas küsimus. Arvuta külje AB pikkus. Et leida AB külje pikkus, peame kasutama sarnasuse valemit ning eraldame sellest AB. Pannes väärtused valemisse, saame vastuseks 20,1 cm. Sellega lõppes 7. ülesanne. Ja sellega on 2024. aasta matemaatika põhikooli eksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Pange like, kui teile video meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas teile oli sellest abi. Kuniks järgmise videoni, nägemist!